Tere õhtust! Mina olen Signe Ventsel ja tere tulemast meie täna õhtusele veebiseminarile Julgus luua muutust. Ja meie täna õhtune veebiseminar on alguse saanud raamatust Julgus luua muutust, kuhu me oleme mina ja Kristi Jõeorg oleme selle raamatu autorid ja me oleme kokku kogunud sellesse raamatusse erinevate ägedate Eesti naiste lood, julged muutuste lood. Ja just selle põhimõttega, et anda Eesti naistele julgust, inspiratsiooni, innukust liikuda julgelt iseenda südamesoovide juurest, julgelt tegude juurde. Ja tihti me jääme otsima, et kus see välismäge naine on, kellelt inspiratsiooni hankida. Siis mina võin teile öelda, et tõesti Eestis on väga palju ägedaid naisi, kellelt heas mõttes eeskuju võtta ja mõelda, kuidas tema on saavutanud, saavutan ka selle mina. Ja ma isegi ei taha täna ühelt poolt väga palju aega kinni hoida ja tahaksin kohe anda sõnad meie täna õhtusele esinejale, kogemuse jagajale, Marinale ehk et Marina Kaljurannale. Marina lugu on olemas ka meie raamatus ja me ei räägi täna Marina loost, sest see lugu on väga-väga kihvt, kes on lugenud, see teab võib-olla. Ja ma tean ka, et see Marina lugu on olnud just väga heaks inspiratsiooniks nii mitmelegi ägedale naisterahvale. Aga ma annaksin siit kohe sõnad Marinale, kes saab ise ühelt poolt ise natuke rääkida, aga mul on ka paar korralduslikku aspekti. Et kõik, kes te täna kuulamas kenasti olete, siis kutsun julgelt küsima ka küsimusi. Nii et me loosime pärast küsijate vahel välja ühe raamatu, Julgus luua muutus. Nii et see võib sinu postkasti paari päeva pärast saabuda ja me üritame enam-vähem peale 9 natuke nibin-nabin ka oma veebiseminariga lõpetada, et me saaksime mõnusat õhtut minna nautima. Aga senikaua, kui see kestab, siis loodan, et sa oled mõnusat koha leidnud, saad keskenduda ja saad mõelda alati selle Marina räägitud loo kontekstis, kuidas ma saaksin need julged sammud, need mõtteviisid võib-olla kuidagi ise enda tegemistesse üle kanda. Nii et mõnusat nautimist sulle ja mina ütlen tere õhtust, hea Marina, tervitused Brüsselisse. Tere Signe ja suur tänu, et kutsusid mu selles projektis osalema. Ja nii hea meel on näha juba mõnda tuttavat nägu. Ja ma arvan, et võib-olla selle ürituse lõpus on neid tuttavaid veel rohkem. Minul on Brüsselis tööpäev lõppenud, mis tähendab, et lõpetasin oma Zoomid, olen ennast ka mõnusalt sisse seadnud, isegi lubasin endale väikese gin tooniku, et see jutuajamine oleks lihtsam, toredam, kergem, armsam. Ma tunnen Signet juba aastaid ja mind viis Signega kokku ENA, ettevõtlik Eesti naiste assotsiatsioon, kui mind valiti aasta naiseks, mis oli 2008. Ja sellest hetkest alates olen ma alati vaadanud ka teda, kui tarmukas, kui kihvt naine ta on. Ja ma ei tea, kui ta ei ole, ma ei tee reklaami tüdrukud, on ju, või ma ei tee reklaami naised. Aga kui ta pole seda raamatut lugenud, lehitsegu teda vähemalt raamatupoes. See on väga kihvt raamat. Ja ma ei leia, et minu lugu oleks eriline. Mida elu on mul õpetanud? Ma pole elus kohanud mitte ühtegi naist, kellega poleks olnud huvitav rääkida või kellelt ei oleks saanud midagi õppida. Mõnelt saab õppida positiivset, mõnelt saab õppida negatiivset. Mõnelt saab õppida seda, milline ma tahan olla ja mõnelt saab õppida seda, milline ma kohe kindlasti mitte kunagi ei taha olla. Aga igaühelt on midagi õppida. Ja selles mõttes mul on vedanud, et elu on mind kokku viinud väga paljude kihvtide naistega. Eestis, aga ka välismaal, kuna ma olen olnud pikka aega karjääridiplomaat, esindanud Eestit suursaadikuna 6 riigis, siis enne igasse riiki tööle minemist, mis võiks olla kohustuslik kirjandus? Mina lugesin tolle riigi naiste, väljapaistvate naiste elulugusid. Nii et kui ma läksin suursaadikuks Iisraelisse, lugesin ma Golda Meiri elulugu. Kui ma läksin suursaadikuks Moskvasse, lugesin ma Aleksandra Kollontaist. Te olete noored, ei tea, Aleksandra Kollontai oli esimene Venemaa naissuursaadik, ta oli Lenini kaasvõitleja ja ta esindas Nõukogude Venemaad Põhjamaades. Ameerika Ühendriikidesse minnes loomulikult lugesin ma Madeleine Albrighti, Condoleezza Rice'i
ja nende kihvtide naiste elulugusid. Ja mida rohkem mul on olnud võimalus erinevate naistega kokku saada ja rääkida ja mõnes mõttes ka oma elule tagasi vaadata, sest ma kõlbal ma kujutan ette praktiliselt kõigile teile emaks ja väga paljudele teist vanaemaks, siis mu elu on olnud väga-väga õnnelik. Ta on olnud õnnelik selles mõttes, et ta on pannud mu eluteele valikuid. Kas lähed paremale või lähed vasakule. Ma ei tea, mis oleks juhtunud, kui ma oleks teinud mõne teise valiku. Aga see, et ma olen julgenud valikuid teha, ma olen selle eest väga tänulik ja ma olen selle üle väga õnnelik. Mul oli väga õnnelik kodu. Ema kasvatas mind üksi, aga kodus olid kuidagi väga selged põhimõtted, väga selged reeglid. Ehk oma suguvõsas olen ma esimene, kes on omandanud kõrghariduse. Nii et te kujutate ette, mida tundis mu ema, kes mulle lapsest peale süstis seda sisse. Haridus. Kui sul on haridus, siis su teel ei ole piiranguid. Kui sul on haridus, siis sul ei ole ees ei klaaslage ega mitte mingisugust teist lage. Sa saad minna sinna, kuhu sa tahad. Nüüd ma mäletan, kuidas ema nuttis, kui ma ülikooli lõpetasin. Ja nüüd ma tulevad endal ka külmavärinad. Ja tegelikult ma olen sellele väga uhke, et oma suguosas olen ma esimene kõrgharitud, mitte ainult naine, vaid üldse inimene. Nii et selle sain ma kodunt kaasa õppida haridus ja olla avatud valikutele. Teine, mis võib-olla, mis minu põlvkonnal väga vedas, ma olen sündinud 62, on ju, nii et mis see siis tähendab, ma saan see aasta 59, et lihtsalt niimoodi paika panna, kui vanadest inimestest me räägime. Mul väga vedas 91. aastaga. Ma arvan, et minu vanused olid võib-olla need kõige vanemad, kes veel jõudsid muutustega kaasa minna. Ma olin siis 30+, jah. Ma arvan, et need, kes olid 40+ siis, neil oli palju raskem. Ja noortel vastupidi oli palju lihtsam muutustega kaasa minna. Ma olin mugavalt ennast sisse seadnud, ma olin ära lõpetanud Tartu Ülikooli, ma töötasin majandusteenikumis kriminaalõiguse ja teiste õigusalaste distsipliinid õpetajana, mul oli suvel pikk vaheaeg, kõik oli mugav. Ja siis mulle helistati ja paluti tulla tööle Välisministeeriumisse. Ei olnud mul välispoliitika huvi, ei teadnud ma suurt välisministeeriumist ega rahvusvahelistest suhetest, aga ma võtsin endale mõtlemisaja ja ma läksin sinna. Ja ma arvan, et see on mu elu võib-olla üks kõige õigemaid otsuseid. Oleks võinud rahulikult edasi loksuda, on ju? Sest kõik ümberringi oli mugav. Aga sa võtad selle väljakutse vastu ja lähed. Tegin endale selgeks, mis on välispoliitika, tegin endale selgeks, mis on diplomaatia ja ma olin välispoliitikas ja diplomaatias ligi 30 aastat. Ja ma julgen öelda, et see oli mu elu kõige huvitavam periood. See oli minu elu armastus, see oli minu elu hobi, see oli elustiil. Nii et kui siin praegu keegi kuulab ja teile kunagi pakutakse välisministri või suursaadiku ametikohta, võtke see vastu ja te ei kahetse. Ja kui te kõhklete, siis helistage mulle, ma veenan teid ära. Mina arvan, et see on üks Eesti huvitavamaid töid, huvitavamaid ameteid. Üks otsus, mille ma pidin tegema, oli vahetult enne suursaadikuks Moskvasse minekut. Ma ei tee saladust, et seda ametit pakuti mitmele mehele Välisministeeriumis, aga nad ei võtnud seda vastu. Sest mida tähendab olla 2000-ndate keskel Eesti suursaadik Venemaal? Omad ei saa sellest aru, mis sa teed. Venelastel oled sa natsiriigi esindaja, et ei olegi sellist võimalust, et sa saad seal edukalt hakkama, sa tuled sealt tagasi sellise tundega, et hästi tehtud. Ja kui mulle tehti see ettepanek ja ma rääkisin ka tolleaegse presidendi Ilvesega, ma küsisin ta käest, et mida sa must tahad? Mida sa ootad oma suursaadikult Venemaalt? Ilves ütles mulle nii ilusti, et mine sinna ja ole lihtsalt inimene. Näita venelastele, et eestlased on inimesed. Et neil on samasugused huvid, neil on samasugused lapsed, nad tahavad elus kõike seda sama, mida tahab venelane. Ja mul oli seda lihtne teha, kuna mu emakeel on vene keel, eesti keel on mu esimene võõrkeel, siis ma sain suhelda vene keeles, see oli mulle lihtne. Ma olen rahul, et ma selle valiku tegin, kuigi ma möönan, see oli väga raske valik. Meie lapsed olid siis, tütar lõpetas keskkooli, poeg lõpetas põhikooli ja oli selge, et nad ei tule minuga Moskvasse kaasa, lihtsalt sellepärast, et see keskkond lastel ei olnud kõige parem. Kooli sõita 1,5 tundi, koolist tagasi 1,5 tundi, trennid, ma ei tea kus,
Ehk me arutasime abikaasaga ja me leidsime, et see ei ole tehtav. Ja mu abikaasa ütles need kuldsed sõnad, et aga emmekene, aga mine tööta, ära muretse, ma hoian tagala korras. Ja ta hoidis. Jah, see tuli mingi hinnaga. Ma käisin nädalavahetustel Tallinnas ja ma nägin seda tolmu. Ma olen tähtkujult neitsi. Ma ei tea, kes ta vähegi tähtkujutesse usuta, siis nad puhtusarmastajad, jah? Tärgid ja plussid on kõik värvi nagu pliiatsid. Värvi järgi, suuruse järgi korda pandud, mitte ühtegi tolmukübet. Et ma võin teile pärast näidata oma elamist Brüsselis. Ikka väga korras. Ja ma tulen nädalavahetusel koju ja ma näen, tassid on valesti pandud. Voodi all on tolm. Laste kooli riided on triikimata. Ja mul pole mitte mingisugust õigust midagi öelda. Sest mina jätsin nad sinna selliselt. Mul olid väga suured süümepiinad ja need on mul siiamaani. Kas mul oli õigus jätta oma lapsed sellises vanuses üksi maha? Ma püüan endale sisendada, et äkki ma tegin neile head. Äkki nad said kiiremini täiskasvanuks, sest mõned positiivsed muudatused olid. Ütleb minu poeg, kes siis lõpetas põhikooli, no kuidas ta emaga suhtles. Kristjandas koolis läks hästi. Kas sa söönud oled? Trennis käisid? Mis sa teed? Õpin. No see oli meie õhtune dialoog. Moskvas, kui me rääkisime siis juba Skype'i teel, hakkas ta muga rääkima täislausetega. Ja ta suutis isegi panna järjest kokku mitu täislauset ja rääkida oma päevast. Kuidas koristamine välja nägi? Koristamine nägi välja niimoodi, et esmaspäeval kus Kalle lapsed kokku ütles, et reedel tuleb emme, hakkame koristama ja kõik läksid laiali. Ja niimoodi kordus see siis iga hommik või iga õhtu, hakkame nüüd koristama ja kõik läksid laiali. No siis muidugi vahetult enne seda, kui Kalle sõitis mul juba lennuema vastu, tormasid lapsed siis tolmukaga mööda maja ringi, aga nad püüdsid, nad tegid. Kuidas nad poes käisid? Kalle Kaljurand ei ole suur poes käia. Nii kui Kalle sõitis käruga Selverisse sisse, läks ta kohe kassa poole. Ja lapsed õppisid selle aja jooksul toitu nii ruttu sinna kärudesse viskama. Nad olid sellised profid, et kassa juurde jõudes oli ikkagi käru kõike vajalikku täis. Miks ma seda räägin? See on see, millega ma ennast lohutan, et võib-olla ma ei teinud oma lastele halba, kui ma jätsin nad maha. Ja mu lapsed on väga erinevad. Kristjan Kaljurand, kes on praegu, siis on varsti juba 30, talle on vaja turvalist keskkonda. Tema kodu, tema sõbrad, tema trenn, tema koer, tema saun, tema reket, tema sulgpall ja see on see, mida tal on vaja. Minu tütar on natuke teistsugune. Kaisa, kes on siis nüüd juba 35 saab varsti. Tema on valmis minuga kaasa tulema. Tema oli see, kes elas minuga Moskvas. Tema oli see, kes tuli minuga Washingtoni kaasa. Ta oli teistsugune, ta oli rohkem avatud. Ja tegelikult, mida me oma lastelt tahtsime? Ma võtan nad keskkonnast välja, ma viskan ta Washingtoni ja ma tahan, et ta oleks edukas, tubli, mängiks pilli, õpiks hästi. Et tegelikult, kui praegu tagantjärgi mõtlen, ma olen oma lastelt nõudnud praktiliselt võimatud. Aga täna, muidugi ma olen nende üle väga-väga uhke. Nad on tublid, nad saavad endaga hakkama ja mul on 3 lapselast. Nii et see Moskvasse minek oli üks otsus ja seal ma olen tõesti tänulik oma abikaasale. No ja viimane, millest ma tegelikult kirjutan ka raamatus, on presidendivalimistel kandideerimine. Ka see otsus ei tulnud kergelt. Mul ei tulnud kunagi pähe, et ma võiksin kandideerida Eesti Vabariigi presidendiks päriselt, mitte kunagi. Ma olin suursaadik. Ma teadsin, et ma olen väga hea suursaadik. Ma olin juba olnud 6 riigis suursaadik. Mõtlesin samamoodi, et loksun veel mõned huvitavad riigid läbi ja ongi aeg minna pensionile. Aga siis hakkasid tulema arvamusküsitlused. Teate, nagu neid tehakse, et keda te tahate näha presidendina. Kaljuranna nimi oli alguses seal kõige all lõpus väga tillukase šriftiga. Siis hakkas Kaljuranna nimi ettepoole tulema. Ja siis mingi hetk ma tundsin endal ka moraalset vastutust, et ma pean midagi ütlema. Ma ei pea nendest poliitikutest, kes lõpuni vassivad ja keerutavad. Sa pead ütlema, kas sa tahad, kas sa sobid, kas sa teed seda. Jah, kindlasti poliitilistel kaalutlustel tuleb leida see õige hetk ja tuleb leida see õige moment, aga vähemalt endale tuleb see läbi mõelda. Ja see oli jälle kodus väga keeruline jutuajamine, sest abikaasa kohe kindlasti talle ei meeldinud see. Aga ta toetas mind. Et nagu ma vahel naljaga pooleks ütlen, et kui ma täna hakkaksin striptiisiteriks, ilmselt Kalle Kaljurand toetaks mind ka siis. Mul on lihtsalt elus väga vedanud, et mul on kodus see tugi olemas. Me kõik vajame tuge. Mõnel võib see olla
ema, mõnel võib see olla sõbranna, mõnel võib see olla laps, mõnel võib see olla mets või koer. Ükskõik keegi, kust sa saad tuge. Mul on vedanud, et mul oli see tugi kodus olemas. Nii et ma arvasin ja ma tegin otsuse. Ma olin kindel, et ma oleksin hea. Ma olin kindel, et ma saan hakkama ja ma olin kindel, et ma olen valmis kandideerima. Ja siis ma seda tegin. Kuidas läks, seda ei hakka praegu ümber jutustama. Läks nagu läks. Kas ma olin pettunud? Muidugi. Kas ma löristasin nutta? No siis, kui keegi ei näinud ikka. Aga ma arvan, et sellest me oleme ka tegelikult Signega varem rääkinud, et ma ei näe, et nõrk on see, kes korra kukub mutta. Nõrk on see, kes jääb sinna. Ja mina väidan, et me ei saa oma elus nautida kõike seda, mida elu meile pakub, kui meil ei ole olnud raskeid hetki. Kas isiklikus elus, kas tööelus, ükskõik kus, me peame üle elama ka rasked hetked. Sest ainult siis oskad sa nautida, oskad sa hinnata seda head, mida elu pakub. Ja teine õppetund, võib-olla, mille me oleme elult ka kaasa saanud, on see, et kui sul on kõik hästi, ütle seda. Et ma ei jaga eestlaste seda seisukohta, et ma ei tea, mere poole minemine, poolel teel suremine kogu aeg. Kõik vanasõnad, kõik ütlused on ju selle kohta, kes viimasena naerab ja pill tuleb pika ilu peale ja nii edasi. Ma ei jaga seda. Kui mul on kõik hästi ja mul küsitakse, siis ma ei häbene, ma ütlen, mul on hästi. Mu ema on 95 aastat vana, ta sai oma esimese vaktsiini, mis on meile meeletu kergendus, sest me oleme püüdnud teda hoida sellest koroonast. Mu lapsed on tublid, mu abikaasa on tubli, mida veel, mul on kõik hästi. Ma ei tea, kui kaua see kestab. Võib-olla me räägime teiega nädala pärast, nüüd ma sülitan üle vasaku õla, ma loodan, et midagi halba ei juhtu, ma ei tea, kui kaua see kestab, me keegi ei tea. Aga kui me oleme selles hetkes, naudime seda hetke, hindame seda hetke ja kasutame seda hetke 300, 400, 500%, sest me kunagi ei tea, kui kaua see hetk kestab. Nii et mina olen praegu Brüsselis, nagu ma teile ütlesin, Euroopa Parlamendis Zoomidest väsinud, see pole absoluutselt minu tüüp, mulle meeldivad inimesed, mulle meeldib inimestega suhelda, ma tahan inimesi näha, et ma tõesti olen tänulik ka kõigile nendele, kes oma kaamerat tööle panid, sest see nimedega rääkimine ja niimoodi juba varsti 12 kuud, see on väga-väga väsitav ja mulle absoluutselt ei meeldi. Aga kui praegu teisi variante ei ole, sõbrad, eks siis Zoomime ja räägime Zoomi teel ja me veel saame ka näost näkku kokku. Nii et ma ei tea, Signe, mina lõpetaksin siin, aga ma vaatasin, seal tuli juba üks küsimus. Kas sa tahad, et ma võtan kohe selle küsimuse või nüüd ma annan ennast sinu kätte? Ma küsin sinuga sedasi. Ma tahaksin tulla korraks selle presidendi valimise perioodi. Mina olin ka sinuga selles mõnusas sotsiaalmeedia tiimis ja natuke sind abistamas sellel teekonnal ja ma õppisin sellel perioodil sinu käest kahte asja. Ma õppisin seda, et sa olid autentne, sa olid julgelt autentne. Kui oli, nagu sa ütlesid ka, kui oli raske hetk, siis oli raske hetk, sa näitasid seda välja ja kui oli vaja midagi öelda konkreetselt, otseselt, sa tegid seda väga diplomaatiliselt. Ma ei näe täna Eesti ühiskonnas tihti autentsust. Tahetakse olla kuidagi ideaalne naine, ideaalne mees. Pisaraid tahetakse varjata, raskedeti tahetakse varjata. Et kuidas sa julged olla nii autentne, Marina? Ma arvan, et see tuleb aastatega ja sotsiaalse küpsuse või ma ei tea, sotsiaalse vananemisega. Sest ma mäletan samamoodi, kui ma olin ikka 15-16 aastane, siis ma pidin olema samasugused nagu teised. Ja oma häbiks pean mõtlema, et ma ei julgenud ka alati öelda, kui ma nägin midagi, mis mulle ei meeldinud. Kui ma ei julgenud vastanduda, ma ei julgenud teistest eristuda. Ma arvan, et ilmselt me sünnime kõik sellistena, aga meil kõigil mingil hetkel käib see ära krõks, kui me tunneme, et ma ei pea teistele meeldima, kui ma teen seda, mis on õige asi. Ja ma arvan, et mulle annab selleks annab julgust just see elukogemus. Ma läksin ka poliitikasse ju siis, kui ma olin tegelikult midagi saavutanud. Ma läksin poliitikasse, kui ma olin olnud välisminister, kui ma olin olnud suursaadik. Mul oli üks karjäär selja taga ja see andis mulle enesekindluse.
et kui midagi poliitikas läheb nihu või ma pole rahul, mul on kuhu minna. Ma ei pea meeldima, ma ei sõltu poliitilistest söögitorudest. Nii et ma olen alati seda meelt olnud, et naised tuleksid poliitikasse. Ma ei tea, kas me räägime sellest pärast või ei, see on väga raske. Teid võetakse tükkideks, teie pered, teie riided, teie välimus, teie kõik. Aga kui on sisemine valmisolek, siis mina julgustan kõiki naisi minema poliitikasse. Ja see lause, et mina küll poliitikaga ei tegele, on loll jutt. See hetk, kui te otsustate, kuhu te viite oma lapse lasteaeda, te juba tegelete poliitikaga. Need on kõik otsused. See, kui te otsustate, millist toitu ostate, kuidas te lauda katate, kas te panete oma ema hooldekodusse, see kõik on poliitika. Ehk tegelikult poliitika on meie ümber, me ei saa sellest, poliitika ongi elu. Me ei saa sellest välja lülituda, lihtsalt me saame selles osaleda erinevalt. Me saame osaleda abikaasa, emana, ametnikuna, kohalikel valimistel mõne tegelasena, Riigikogus, Euroopa Parlamendis, tasemed on väga erinevad. Aga me oleme osa poliitikast, me ei saa ennast poliitikast ära lõigata. Nii et ma arvan, et ja minu soovitus reeglina naistel ongi, et omandage mingisugune elukutse või eriala ja minge siis poliitikasse. Uskuge mind, teid kuulatakse rohkem. Samas, ma ei ütle midagi halba nende kohta, kes on sündinud poliitikud, mõned on. Nad alustavad noorteorganisatsioonidest, nad lähevad ja see on teine tüpaaž. Mõlemad on võimalikud, mõlemad on õiged. Mina lihtsalt esindan seda poolt, et enne midagi saavutada, enne midagi elus ära teha ja siis minna poliitikasse. Nii et ma arvan, see on see, mis annab mulle julgust. Ma olen piisavalt vana. Ma arvan, et ma teen õiget asja ja muidugi elukool. Ma arvan, pärast seda, kui ma 2007. aastal Moskvas pressikonverentsil küsimustele vastasin, ei karda ma midagi. Kas peab näitama kurbust ja pisaraid? Ei. Pisaraid ei andestata. Mitte kellelegi. Ei Eestis, ei Venemaal, ei Brüsselis. Pisarad peavad jääma selleks hetkeks, kui te olete üksi, kui te olete oma sõpradega, või te olete oma perega. Avalikkus pisaraid näha ei taha. Te saate klõksu, te saate kroonika esikaanele, aga see ongi see. Nii et emotsioone kindlasti tuleb valitseda, aga kui olete üksi, siis laske emotsioonidel. Mina olen metsa. Ma võtan kaasa oma penid, mul on 2 peni ja me läheme lihtsalt metsa, kus me mitte kedagi ei näe. Me jalutame ja seal võib siis, ma ei tea, karjuda, seal võib nutta, seal võib telefoniga rääkida, seal võib kõike teha. Ja ma tean, Marina, et sul on 2 koera fänn. Aga ma küsin veel, et selle autentsuse kohta ja ma tean, et nii paljudki naised, kes ka oma raamatus oma lugu kirjutasid, ütlesid, nad pidid sellel muutuste perioodil väga palju silmitsi seisma pereliikmete, sõprade, tuttavate ümbruskonna kriitikaga. Et see kriitika on see, mis tegelikult ühelt poolt takistab meil julge olemast, takistab meil otsuseid vastu võtmast ja takistab meil elamast ka oma südame hääle järgi. Kuidas sina selle kriitikaga, ma tean ka, et sa oled saanud seda kriitikat nagu väga-väga palju ja erinevas suunas, et kuidas sinu jaoks see kriitikaprotsess välja näeb, et mida sa teed, et anna siin mõni hea nipp või nõuanne, kuidas tegelikult see kriitika üle parda visata ja liikuda omas suunas? Ma arvan, et alati ei pea ja alati ei saa kriitikat üle parda visata. Sõltub, milline see kriitika on. Vahel tuleb reageerida kas või sellepärast, et sa reageerid. Kas või sellepärast, et on näha, et sa märkasid seda, see läheb sulle korda ja sa vastad sellele. Ja võib-olla minu jaoks ongi kõige hullem on see kriitika, mis puudutab just inimesel, mäletate mu käekotti, minu Diori käekott, mille ma ostsin, kui ma olin 55 aastat vana ja kogudes selleks ise raha, ei võtnud seda mitte kellegilt, ei teinud seda oma laste arvelt. Mitte keegi ei küsinud, palju maksab Taavi Rõivase käekell, aga kõik teadsid, kui palju maksab minu Diori kott. Et ma tõesti ootan, et mulle tehakse pakkumine, et Diori kott läheks Eesti Rahva Muuseumisse, ta väärib kohta seal. Vot see kriitika on minu jaoks lati alt läbi jooksmine. Kui kritiseeritakse kedagi, ma ei tea, tema välimuse, tema riiete, vot see on lati alt läbi jooksmine ja sellele ma ei reageeri. Aga see on valus. Eriti valus, kui see tuleb teiselt naiselt. Ja naised väga tihti on pahatahtlikud, ma väga vabandan. Aga me räägime ju kõik sellest, et rohkem naisi poliitikasse, me ise ei vali naisi. Me oleme pool valijaskonnast. Kuidas siis saab olla, et me ei vali naisi, kui meil on naiskandidaadid.
Ehk me peame olema ka väga kriitilised enda suhtes. Kas me oleme alati heatahtlikud teiste naiste suhtes? Kas me ikka ulatame käe või vahel kihistame, et ongi hea karma, paras, et nii läks. Et väga, meil endil on ka, mille üle mõelda ja peeglisse vaadata. Mina usun naiste toetusse. Ma ei usu, et naised peavad naisi toetama ainult sellepärast, et nad on naised. Ma mäletan väga hästi, kuidas Susan Sarandon ütles, kui Hillary Clinton kandideeris presidendiks, et I'm not voting with vagina. Väga üheselt ütles välja, et naisi ei pea toetama sellepärast, et nui neljaks ta on naine, vaid naist tuleb toetada ja on võrdsed kandidaadid. Ja naine on võrdne kandidaat või parem kandidaat. Siis tuleb valida naine. Aga kas sa võid öelda, et kui see kriitikalaviin on sinusse tulnud, on ju, või ma küsin siis niipidi, et kui sul mõni päev on tõesti see päev, kus on nagu kõik kuidagi nagu pole läinud täpselt nii nagu päev, energia on madalas, mis on need sinu aspektid, kuidas sa ennast laed, kui sa parasjagu pole Hiiumaal ja sul pole sinna armsaid kutsasid ümber, sa oled Brüsselis, et kuidas sa ennast energiaga tõstad? Mulle väga meeldib jalutada. Ma võin lihtsalt jalutada. Brüsselis nüüd kuulake kadedusega. Meil on siin praegu +16, nartsissid ja tulbid õitsevad. Jah, siin on karmid liikumispiirangud ja kõik kohvikud on kinni, aga inimesed jalutavad parkides ja mulle meeldib välja minna. Ma võin suhelda sõbrannadega, aga mul on vähe selliseid sõbrannasid, kellega ma räägiksin kõigest. Neid on 5-6, mitte rohkem. Perekond. Kui ma ütlesin, et minu tugi on perekond, see on nii. Ma ei häbene öelda, et Kalle Kaljurand on minu elu lotovõit. Me abiellusime, kui me olime väga noored. Mina olin 20, Kalle oli natukene vanem. 20-sed me olime lapsed. Et see, kelle sa siis loosina tõmbasid, ja et sa oled siiamaani selle inimesega koos, see on meeletu õnn ja meeletu vedamine. Ja vahel on see isegi naeruväärne. Ma tulen mõnelt intervjuult ja ma tean, ma vastasin nii halvasti, et ma oleks pidanud seal ütlema hoopis teistmoodi. Ja siis tuleb Kalle, naeratab Kalle ja ütleb, et Emmekere hästi panid. Ma tean, et ta valetab. Ma tean, et ma ei olnud hea. Aga see, et ma saan seda positiivset tagasisidet, et ma meeldin talle igas asendis ja igat moodi. See on niivõrd positiivne. Ehk ma arvan, me kõik peame leidma selle ühe tugipunkti, mis annab meile jõudu, mis on see sammas. Erinevalt. Mõni läheb kontserdile, mõni läheb teatrisse, võib-olla mõni kuulab veekohinat, meremühinat, mida iganes. Nii et tuleb lihtsalt leida ja tuleb osata välja lülituda. Teoorias olen ma väga tugev. Praktikas ma võin ära nimetada kõik intervjuud, kus ma ütlesin midagi valesti. Ma mäletan neid oma saadiku aastate algusest peale ja mida tähtsam intervjuu, ma mäletan väga hästi CNN-ile, kui mul oli 1 minut ja ma puterdasin ja ma ei jõua seda ära kahetseda. Nii et teoorias olen ma väga hea, mis oli minevikus jätame maha. Ja soovitan seda väga ka teile. Praktikas ma tassin kõik endaga kaasas, ma muidugi krütin sellega ennast veel rohkem üles. Ja ma tahan korraks sellest nagu intervjuude teemas, üldse sellest kahetsusvalus korraks nagu peatuda ka. Mina ise olen ka selline pika iseenda nagu kuidagi nagu süüdistamisega nagu pahuksis olnud, et midagi läks halvasti või mõni esine läks halvasti, siis ma nagu ketran seda. Aga ma lugesin ühest coachi raamatust, et maksimaalne aeg, mis oleks mõistlik selle kahetsusvalule kulutada, on 5-15 minutit, sest enam midagi muuta niikuinii ei saa. Ja tead, ma olen seda natuke proovid, Marina, et see isegi töötab, sest tõesti muuta enam ei saa. Ainuke asi on see, et kas valmista järgmine kord paremini ette või siis lihtsalt tuleb paremini välja, eks ole. Nii et võib-olla on prooviti katsetus sulle ka. Mida mina püüan teha? Mäletate seda tuulest viidud Scarlettit? Kui ta ütleb, et ma panen selle mõtte sahtlisse ja täna ma selle peale ei mõtle. Ma võtan selle mõtte välja homme ja homme ma tegelen. Et kui mul on endal ka mõned rasked probleemid või probleemid kuhjuvad, ma püüan nad ära lahterdada. Et täna ma selle peale rohkem ei mõtle. Muidugi see mõte hüppab aeg-ajalt ikka tagasi, aga ma püüan ennast selle mõtte juurest minema suunata, selle peale ma mõtlen homme või selle peale ma mõtlen järgmisel esmaspäeval. Ja minu viga on see, et tähtajad panen ma niimoodi, et siis viimasel päeval ikka 24/7 ei maga, kirjutan artikleid, valmistan midagi ette, et see on mul kooliajast kõik viimasel minutil.
väga põnev ausalt öeldes. Aga ma tulen uuesti ikkagi nende julgete otsuste juurde nagu uuesti tagasi, et mis on need sinu väärtused, mis on aidanud sul teha julgeid otsuseid ja ühelt poolt ka luua ühiskonda väärtust? Signe, sa küsid nii suurelt. Ma ei ole kindel, et ma olen suutnud ühiskonda väärtust. Tegelikult olen, mul on 2 last ja nad on tublid ja nad on tublid inimesed. Eks me kõik ikka mingil moodi seda väärtust, mul on 2 õnnelikku koera. Et mingit moodi me ikkagi seda väärtust loome kõik, see on tõsi. Siin keegi küsib ka chatis, et kas otsustamisel on plussid-miinused. Ma olen proovinud plusse-miinuseid, aga te teate, ma ei tea, kuidas teil on. Minul hakkavad need plussid-miinused minema ikka sinnapoole, kuhu ikka hing kisub. Et kui ma nagu südamega tunnen, et ma tahaksin seda teha, kuigi kaine mõistus ütleb, see on vale, pane plussid-miinused ritta, siis mina väidan, usaldage oma süda. Usaldage oma seda sisetunnet. On olemas naistel see 6, 7, 8, 9 meel. On olemas, mis on õige. Mina usun sellesse. Sest plusse-miinuseid saab ju alati vedada, vastavalt sellele, mida sisetunne ütleb. Ja ma arvan ka, et ei tohi karta eksimist. Me kõik võime eksida. Võime eksida elukutsevalikuga, võime eksida väiksemates asjades. Me kõik võime eksida. Ja kui me eksime, siis tuleb see eksimus vastu võtta, teha uus otsus ja loota, et tulevikus eksime vähem. Aga kui me ei eksiks, siis ei tuleks õigeid otsuseid. Nii et eksimine on paratamatu. Näete jälle, kui tugev ma teoorias olen, on ju? Ja, mul tegelikult selle vastusega meenub sinu üks selline mõte, mis sa ütlesid peale presidendi valimisi, et sul oli tohutult palju nõuandjaid. Kõik andsid sulle soovitusi, nõuandeid ja sa ise pärast ütlesid tagantjärgi, et oleks pidanud rohkem iseennast, oma sisetunnet kuulama nii-öelda. Jah, see oli tõepoolest nii, et kuna ma varem mitte kuskile kandideerinud ei olnud, siis mu ümber oli hästi palju heasoovlikke inimesi, hästi kihvte inimesi, toredaid inimesi, heasoovlikke inimesi, kes tulid tasuta, nagu Signe, aga võib-olla ka Andreas Kaju, kes tulid mulle appi, tulid mulle nõu andma ja rääkisid mulle, kuidas oleks mõistlik ühte, teist või kolmandat asja teha. Ja paar korda ma kuulasin nõuannet, mis tuli kõrvalt ja ma tundsin, et see oli õige asi ja ma tegin, nagu mulle anti nõu ja see oli vale. Midagi katastroofilist ei juhtunud. Et põhimõtteliselt ma ei solva kedagi ja kui ma solvan, siis ma püüan alati vabandada, et see ei ole see. Aga mu sisetunne ütles, et ära päris sinna mine või ära päris niimoodi ütle, see ei ole õige asi. Ja pärast oligi õigus. Nii et võib-olla ka, kui teile tulevad nõu andma sellised professionaalsed nõuandjad, nemad ei tunne teid lõpuni. Nad tahavad teile parimat ja nad tahavad, et välja paistaks parim ja tulemus oleks parim. Ja nad on siiralt väga-väga heasoovlikud, aga nad ei tea teid läbi ja lõhki. Nii et kes teeb praegu minu sotsiaalmeediat, on minu tütar Kaisa. Üksi ma ei saa enam oma sotsiaalmeediaga hakkama, sest seda on tõesti palju ja Kaisa hoiab selle pilgu peal ja seal ütleb, et emme nüüd oleks vaja panna koerte pilte, kui ma liiga palju poliitikast räägin ja nüüd oleks jälle vaja rääkida Euroopa Parlamendist, kui ma postitan liiga palju lapselapsi. Et tema on see minu keskus, kes oskab vaadata, kes oskab hinnata, kes tunneb mind läbi ja lõhki. Nii et tegelikult ma ei tea, kui te vaatate kas või Ivanka Trumpi või Clintoni tütart, kelle nimi mulle ei tule meelde, Hillary Clinton Chelsea, siis ma arvan, et selline suhe, kui sul tekib tütrega selline usalduslik suhe, et sa mõtled ühtemoodi, sa teed ühtemoodi, see on ikka väga-väga vinge asi. Ja väga-väga sisetunde hääle kuulamine on ikkagi väga tähtis aspekt ja võta arvamusi siit paremalt ja vasakult ja langeta see otsus ikkagi ise, siis pärast see kahetsusvalu on palju väiksem ja palju lihtsam üle elada nii-öelda. Ma olen tõesti ühelt poolt ka tänu sinule natuke rohkem poliitikat jälginud ja uudistanud ja lugenud ja siis ma just hiljuti lugesin Michelle Obama raamatut, tema küll pole ise nagu poliitikas otseselt olnud, aga väga karismaatiline naisterahvas ja väga selline hea eeskuju. Ja tema ütleb oma raamatus sellise nagu kuldse tsitaadi, et kui me naistena ei lähe ja määrata ennast julgelt ise, siis tehakse seda tihtipeale, et nagu teiste inimeste poolt tehakse seda ebaprofessionaalselt ja sellepärast võiksid olla heas mõttes naised julgemad, tegutsemad, rohkem ennast välja näidata. Nagu sina ütlesid ka, et kui mul on hästi, siis ütle see välja. Et võib-olla siin võiks korraks mõelda nüüd nagu meie Eesti naiste kontekstis,
mida me võiksime heas mõttes teha natuke julgemalt teistmoodi? Ma arvan, kõige esimene asi on, kui on mingisugune, nagu täna meil on Zoom või seminar ja kui tahad sõna võtta, võta sõna. Ma olen olnud küll ja küll konverentsidel, kus ma kibelen, et kas öelda või mitte öelda, et kas mu mõte on ikka hea ja siis ütleb keegi teine ära ja see keegi teine on tavaliselt mees. Ja siis ma mõtlen, no pidin ma vait olema, tegelikult ma mõtlesin samamoodi, aga ma ei julgenud öelda, ma magasin selle hetke maha, et see on midagi, mida ma olen nüüd õppinud. Et kui on ikka teema, mis läheb mulle korda ja ma tahan midagi sellel teemal öelda, siis ma ütlen. Ja kui see enamusele ei meeldi, aga ma olen välja öelnud, mida ma arvan, et mulle ei jää kripeldama, miks ma olin vait, miks ma midagi ei öelnud. Mehed teevad seda hoopis teistmoodi. Teine, kui kutsutakse esinema, palun minge. See on jälle, mulle on räägitud ka väga palju, et kui kutsutakse mehi paneeli või kuskil esinema, siis nad küsivad, mis kell ja kus. Kui kutsutakse naisi, siis naine küsib, mis on teema ja kas ma ikka oskan ja kes on teised panelistid. Et elu on selline. Aga kui kutsutakse, minge, sest teie oma esinemisega olete eeskuju järgmistele, kes julgevad ka minna ja julgevad ka rääkida ja ei ole kehvemad kui mehed, kes võtavad esinemist ja paneelides osalemist elementaarselt. Ja kolmas võib olla ambitsioonikus. Seda ma nägin välisministrina ja ma nägin välisministeeriumis. Kui me tegime avalikke konkursse ja otsisime diplomaate ja tuli sinna noormees, tuli sinna neiu, CV-d võrdsed, tihti tüdrukutel veel CV-d palju vingemad, palju rohkem erinevates kohtades õppinud, keeleoskus, praktikal käinud, vabatahtlikuna töötanud, müstiliselt head CV-d, elulood. Ja siis ma küsin selle poisi käest, miks te tulete välisministeerium, mis on teie ambitsioon? Ja ta ütleb mulle silmagi pilgutamata, ma tahan saada suursaadikuks, ma tahan saada välisministriks ja ta ütleb selle välja. Ma esitan selle sama küsimuse tütarlapsele, neiule ja sealt tuleb häma. Aga mulle meeldib kultuur ja mina tahaksin majandust arendada ja mina tahaksin, võib-olla ta tahabki seda, aga ta ilmselgelt ei ole seda vastust läbi mõelnud. Et kui te kuskile kandideerite, teil peab olema vastus, miks ma tahan seda, miks ma olen sellele kohale hea. Ja ei ole mõtet kandideerida, kui ei ole veendunud, et sa oled sellele kohale hea. Vot see ambitsioonikus ja kui sa oled selle endale läbi mõelnud ja selgeks teinud, siis see tuleb välja öelda. Võib-olla kõik ei taha saada suursaadikuks, võib-olla keegi tahab, aga ma tahangi olla kõige parem välisministeeriumi ekspert Prantsusmaa küsimustes. Aga mina tahan olla äridiplomaatia esindaja või kultuuri esindaja. Et see kõik ei pea olema suursaadik, kõik ei saagi suursaadikut. Aga võt see selgus, ambitsioonikus, mida ma tahan, see vahe oli väga-väga suur, kui meil toimusid intervjuud välisministeeriumis. Et jah, võib-olla need kolm asja tulevad esimestena meelde. Kas ambitsioonikas naine ei ole liiga egokeskne? Jah, ma tean, et naine pole kunagi perfektne, kui ta osaleb poliitikas, siis ta halb ema, kui ta poliitikas ei osale, ei tunne ühiskonna elu vastu huvi, kas ta on liiga kõhna või liiga paks või liiga palju tööl või liiga palju trennis. Naine ei ole kunagi sellist naist, kelle kohta ütlevad, et vau, siin on kõik tasakaalus ja siin on kõik paigas, sellist naist pole olemas. Nii et ma arvan, et võib-olla kõige tähtsam on leida endal see tasakaal, millega ma enam-vähem lepin. Nagu ma rääkisin, ma ei ole kindel, kas ma tegin õigesti, kui ma jätsin oma lapsed Kallega Eestisse ja see jääb mind saatma surmani. Kas ma tegin oma lastele liiga, kas ma käitusin õigesti, kas see on õige, et ma seadsin oma karjääri tähtsamaks kui nende koolis käimine, see, et neil on ema kodus, emad riigib, ema teeb süüa. Ma ei saa seda mitte kunagi teada. Aga see otsus tollel hetkel oli selline ja selle otsusega ma pean elama. Jaa, aga ühelt poolt ma arvan, et see otsus, mis sa tegid, oli lähtuv sinu enda eneseväärtustamisest. Kas ma võin nii öelda? Ma võin ka seda öelda, et kui ma Moskvasse läksin, mul olid väga suured kõhklused. Nagu ma ütlesin, välisministeeriumis olid mitu meest olid öelnud, ei, see ei olnud populaarne koht. Te võite ise arvata, et kõik tahtsid minna suursaadikuteks Euroopa Liidu liikmesriikidesse, kus oli ette arvatav, kell 9 lähed tööle, siis sa loed memosid, siis sa teed seda, siis sa kell 5 paned ukse kinni, lähed koju. Kõik oli ette arvatud. Moskva ei olnud populaarne koht. Ja ma ei olnud kindel, et ma saan seal hakkama. Nii et selles mõttes jah, jällegi ma olen tänulik Ilvesele, kes tegi mulle selle asja hästi lihtne. Mine ja ole normaalne inimene.
käi koolides, käi ülikoolides, käi kultuuriüritustel, suhtle inimestega, ole inimene. Paet, kes mulle üldse selle ettepaneku tegi, ja Kalle, kes ütles kodus mine, me hoiame tagala korras. Ehk tegelikult need olid mehed, kes mind toetasid. Jah, igaüks oma kaalutlustel ja nad toetasid mind kohale, mis ei olnud populaarne koht. Ma ju tean seda. Nii et mul oli väga palju kõhklusi. Aga ma arvan jah, et pärast seda, kui ma sealt Moskvast tagasi tulin, eriti pärast 2007. aastat, ma ei karda enam midagi. Ma lihtsalt, ma ei kujuta enam ette olukorda, mis hirmutaks mind. Ma lihtsalt ei kujuta ette. Mul ei ole vastuseid kõigile küsimustele, meil kellelgi ei ole. Aga siis ma ütlen, ma ei tea, uurin, vaatan, tuleme selle asja juurde tagasi, aga ma ei kujuta enam sellist olukorda, mis paneks mind hirmu tundma. Euroopa Parlamendi ees esinedes on mu hirm selles, et meil antakse minut või 2 ja seda ma tõesti harjutan, et rääkida 1 minut. Et mitte rääkida üle aja, siis pannakse mikrofon kinni. Et seda ma harjutan kohe stopperiga. Nüüd ma juba enam kujutan ette, mitu lauset mul leheküljel on, et see oleks 1 minut, mitu lauset mul leheküljel on, et see oleks 2 minutit. Aga seda, et ma kardan öelda, mida ma mõtlen, seda ei ole. Aga see on jällegi, nagu ma ütlesin, ma kõlban teile emaks ja vanaemaks. Et see tuleb aastatega ilmselt. Kui te olete noored ja teil on see enesekindlus olemas, super, müts maha, aga te olete teise põlvkonna noored. Minu põlvkonda kasvatati teistmoodi. Nõus, jaa. Ma aga tahan öelda mulle väga meeldis sinu mõte see, et naised peavad olema julgemad, et kui sulle pakutakse lava, pakutakse mikrofoni, siis keegi on sinu peale mõelnud. Keegi on mõelnud, et sa sobid sellesse hetke ettekannet tegema. Ja olles ise Eesti ettevõtlike naiste organisatsiooni liige, siis ma tean, kui palju vaeva tuleb tihti näha naistega, et endale mingisugust heas mõttes rolli anda, et nad selle vastu võtaksid. Et see kahtlus ja kõhklus on nagu naistele nii omane. Nii et see on see, millega me võiksime kindlasti kõik siin naistepäeva eel ka tööd teha ja ühelt poolt kindlasti julgemad olla. Aga Marina, ma mäletan, kui me 4-5 aastat tagasi Eesti ettevõtlike naistega tegime ühte projekti, rääkisime triibulistest nimekirjadest. Ja see tundus kuidagi nagu naljakas, selle üle naerdi, me saime natuke irooniat, samas oli see nagu teema, aga täna, kui me vaatame nüüd poliitikasse, siis triibulne nimekiri on nagu justkui olemas, et kuidas sa kommenteerid nüüd seda naiste sellist nagu osakaalu poliitikas ja nagu sa ise ütled oma raamatus ka, et naised poliitikasse ja täna, kui ma ühe inimesega kohtusin, siis küsis minu käest niimoodi, et Signe, kas sa oled mõelnud, et sa võiksid poliitikasse minna? Siis ma ütlesin, ei, eks ole. Et räägi, mis on sinu mõtted, tähelepanekud tänase sellise nagu triibuliste nimekirjadega ja sellises nagu valitsuse positsiooni koha pealt ka? No kõigepealt, mis puudutab triibulisi nimekirju, ma olen väga tugev triibuliste nimekirjade toetaja. See pole ka saladus, et ma olen maailmavaatelt sotsiaaldemokraat, on ju. Ja ka praegu valmistutakse kohalikeks valimisteks, me püüame teha triibulisi nimekirju, see ei õnnestu alati. Aga kui me näiteks vaatame eelmise Riigikogu valimisi tulemusi, siis sotsid olid need, kus läksid Riigikokku 5 meest, 5 naist. Mitte ükski erakond ei ole suutnud seda teha. Need sisuliselt läksid siis vanemad naised ja noored poisid, nagu me naersime. Aga 5 naist, 5 meest valiti Riigikokku, mis on minu arvates väga kõva sõna ja väga kõva eesmärk. Nüüd see, et praegu on Eestis president on naine, peaminister on naine, ma arvan, et sümboolselt on see väga oluline. Aga minu jaoks on isegi olulisem see, et ministrid on nii paljud naised. Sest ütleme seda ühte tippu luua, seda ühte tippu upitada või see üks tipp valida, see on lihtne. Aga oluline on see, mis on selle tipu järel. Kui sul on naispeaminister ja valitsus on mehed, see ei ole õige. Nii et selles mõttes ma vaatan praegu selle valitsuse poole tõesti, mul on hea meel seda näha, et seal on 5 naist. Ja mul on hea meel näha, et naised ei vastuta mitte ainult traditsiooniliste naiste teemade eest, haridus, kultuur, sotsiaalküsimused, vaid naised vastutavad ka rahanduse eest, välispoliitika eest. Et ma arvan, et see praegune valitsus on kindlasti ka järgmistele eeskujuks. Nüüd on mis oluline. Oluline on see, et ikka öeldakse, et kui üks naine on kuskile jõudnud, ta peab teise järgi tõmbama. Ta ei tohi ust kinni panna, et teine ei saaks sisse tulla. Ta peab järgmise sisse tõmbama. Et ma tahangi näha, kas meie ühiskonnas tulevad nüüd sellised muudatused, et me näeme, et naised näevad teisi oma eeskujudena ja usuvad, et ka nemad saaksid teha midagi teistmoodi.
Ma ei taha öelda, kõik peavad minema poliitikasse, ärge jumala pärast niimoodi aru saage. Igal ühel on oma elutee, igal ühel on oma valikud. Ja minu jaoks on, ma ei tea, peaminister Kaja Kallas sama oluline kui 3 lapse ema, kes praegu siin kirjutab. Võib-olla isegi olulisem. Et meie eluteed on erinevad. Me peame ennast tundma seal hästi, me peame ennast tundma seal mugavalt. Aga kui me saame aidata ja julgustada teist naist, me peame seda tegema. Väga hea. Aga kui mõelda nüüd nagu kohvipaksu pealt ennustamise peale, et mis sa arvad, et kui me 10 aasta pärast uuesti kokku saame, missugune võiks olla see majandus või õigemini see poliitika ja naiste osakaal üldse, kuhu see trend võiks liikuda? Ma olen kindel, et me näeme siis rohkem naisi poliitikas, rohkem naisi ettevõtluses, sest ma lihtsalt näen seda praegust noorte naiste põlvkonda. Nad on nii teistsugused või te olete nii teistsugused. Teis on olemas see, mis minu põlvkonnale tuli aastatega, teil on see olemas. Te olete palju ambitsioonikamad, te olete palju tublimad. Te julgete kaasa rääkida. Et ma olen kindel, et see praegune noorte naiste põlvkond ja see põlvkond, kes on praegu keskkoolis, vaadake neid kliimastreike. Et too põlvkond, nad juba teavad, et nad tahavad kaasa rääkida ja nad räägivad kaasa. Jällegi, kõik ei pea olema poliitikas ja poliitikat peaks erinevatel tasanditel, aga ma olen kindel, et 10 aasta pärast on see pilt muutunud ja naisi on rohkem erinevatel teemadel kaasa rääkimas. Just võib-olla nendel teemadel, mis traditsiooniliselt on rohkem meeste teemad, ma ei tea, julgeolek ja sellised teemad, mida on siiamaani peetud keerulisteks ja meeste pärusmaaks. Aga kui meie tänaste kuulajate sees on keegi naisterahvas, kes tõesti tegelikult mõtleb, et võiks võtta julgemaid samme kas oma maakonnas või oma linnas, et liikuda sellesse nagu mõjutaja rolli ja poliitikamaastikule, et mis on sinu sellised head soovitused, kuidas kõik üldse alustada, kui tunne on, et tahaks panustada, riiki toetada, tahaks asju muuta päriselt, et mis sa soovitada? Signe, see on nii keeruline küsimus, sest ma olen kindel, et siin ei ole ühest vastust. Usun. Hästi palju sõltub, kes mismoodi tahab panustada, kes kus tahab panustada. Võib-olla noortele ma ütleksin, et rääkige kellegagi, kes on selles valdkonnas, kes tegutseb selles valdkonnas, kes saaks teile rääkida ka telgitagustest, kes ei näita ainult seda ilusat klantsi, vaid kes räägib, mis on need raskused. Ma ei tea, kui sa juhid ettevõtet või mis on need raskused, kui sa lähed poliitikasse või mis on need raskused, kui sa veel mõnel muul kujul võtad suurema ühiskondliku vastutuse. Võib-olla see, et pea nõu ja hästi kaine mõistusega, et ei tohi olla illusioone, ei ole mõtet asja ilusamaks mõelda, kui ta tegelikult on. Et hästi kaine mõistusega, hästi ratsionaalselt otsus teha ja kui see juba tehtud on, siis ikka väga südamega asja juures olla. Aga ma küsin veel ühe küsimuse, nagu küsimuste juurde läheme. Et mis on praegu, kui sa oled praegu poliitikas ja olles ühelt poolt nagu naisi ikkagi veel vähem, et mis on see telgitagun, see pahupool, olles naisena poliitikas? Ma arvan, see on see, mida räägivad kõik naised, kes on poliitikas olnud. See on topeltstandardid. Naistele esitatavad tingimused ja nõuded on kõrgemad. Me ühiskonnas valitsevad stereotüübid. Me ei ole nendest lõpuni lahti saanud. Meie palgalõhe on täiesti häbiväärne, mis on suurim Euroopa Liidus. Ehk neid telgitaguseid on. Poliitika on üldse tegelikult Eestis ju muutunud praktiliselt sõimusõnaks, on ju? On küll, jah. Et kuidagi sellest välja tulla või sellest üle olla. Ja mina jällegi kujutan ette, et seda saab teha ja siis tuleb meelde Mailis Repsoni, kelle vastu algati. Alati on erandid, kõik ei saagi olla eeskujuks. Aga ma arvan, et ikkagi ka poliitikute mainet saavad paremini muuta ja kujundada naised. Jällegi alustades Euroopa Parlamendist, lõpetades kohaliku omavalitsusega. Et lihtsalt olla valmis ja teada, et see on julm olelusvõitlus, sind sinna väga eriti ei oodata. Kui oodatakse, siis võib-olla alguses, aga niipea, kui sa hakkad oma karjääriredeli ülespoole minema,
tuleb ka rohkem takistusi. Nii et kuigi ma alguses ütlesin, et mind kodus kasvatati, klaaslage pole olemas, Eestis on klaaslagi veel paljudes valdkondades olemas. Et isegi see, et meil on praegu naispresident, naispeaminister, meil on sellised positiivsed näited, see on super, aga need on esimesed pääsukesed. Vaatame, kuidas ühiskond edasi areneb ja vaatame, kuidas naised järgi tulevad ja kuidas naised üldse ühiskonnaelu teemadel hakkavad kaasa rääkima. Vaadake praegu kriisi ajal, kes räägivad arstidest, valdavalt naised, doktor Popov ja naised, jah. Et võib-olla ka kriisitingimustes tulevad naised paremini välja ja võib-olla kriisitingimustes ongi ka suurem vastutus naiste õlgadel ja võimalus ennast näidata ja võib-olla see saab tõukaks, et minna edasi poliitikasse või mõnele teisele kohale, kus rohkem ühiskonna elus kaasa rääkida. Sest kogukonna tasemel kõike teha, ma tavaliselt ütlen noortele, minge varjupaika koertega jalutama, et neid võimalusi on nii palju seinast seinani, 1000 võimalust. Et kui tahad midagi panustada, igaüks meist leiab, ma ei tea, aita see Kiigeplatsile kiik ehitada või mine rohi naabril mingi peenar ära. Meil on 1000 võimalust, kus me saame midagi tillukat ära teha. Lea selja taga on superkass, kes vaatab mind armunult juba viimased, ma ei tea, mitu minutit. Ja mis on eriti koomiline, kuna ma olen koera inimene, aga ilmselt ei tunne lõhna. Nii, aitäh sulle, Marina, aga ma vaatan, siin on mõned küsimused ka tekkinud, et Sirje küsib, et milline on hea nõu on, et mehe ja naise liit oleks toetav, et sa räägid alati nii südant lõhestavalt armsalt oma kallist abikaasast Kallest, et mis on see hea suhtesalas, et mis on aitanud teil nii hästi koos toimida? Ma tean, sa ütled mulle selle kohta sulg pall, aga mis veel? Ma arvan, see on vastastikune lugupidamine ja ma arvan, see on ka vastastikune toetamine. Sellepärast, et eks ka me abiellusime ülikoolis olles, meie lapsed sündisid, kui me olime ülikoolis, ehk tegelikult me Kallega ehitasime oma karjääri üles kordamööda. Alguses tegi mina magistrikraadi, pärast tegi Kalle. Ma sain minna Soome tööle sellepärast saatkonda, et Kalle oli lastega kodus. See oli 90. aastate keskpaik, uskuge mind, see ei olnud tavaline. Paljud tema sõbrad küsisid, mis sul viga on. Et enne oli mina lastega kodus, pärast seda oli tema lastega kodus. Et me oleme tõesti kordamööda asju teinud, sest kõike ja korraga ja mõlemad ma kardan ei saavuta. Või siis peab olema väga tugev tugivõrgustik, lapsehoidjad, vanemad või mingi võrgustik peab olema. Aga kui sa oled valdavalt kahekesi ja meid aitas minu ema, kellele ma olen tõesti siiralt tänulik, kes oli meie jaoks alati olemas, siis sa pead toetama teist ja tema toetab jälle sind. Nii et ma arvan, et see on see, kuidas me kasvatame oma poegi. Ja selles mõttes, jah, nagu ma ütlesin, ma olen uhke ka oma poja üle, kui ma vaatan tema pereelu praegu, kus tal on 2 väikest last, ei ole probleem. Abikaasa puhkab, ta vahetab mähkeid, ta teeb neid asju ja tegelikult ma olen uhke, et ma olen kasvatanud sellise poja. Et võib-olla rohkem kasvatada tütreid, tütreid tuleb ka loomulikult kasvatada, aga võib-olla kasvatada ka poegi. Et nende suhtumist naistesse, nende suhtumist tööjaotusse, rollidesse, lõhkuda neid stereotüüpe. Minu abikaasa töötab kirjastuses, kirjastuses Koolibrii, mis trükib õpikuid. Ja eks alguses me ka muigega vaatasime, kuidas need õpikud olid. Isa loeb lehte, ema on köögis, jah. Aga vaadake nüüd õpikuid. Mõlemad on toas loevad lehte ja siis mõlemad on köögis, teevad süüa. Et tegelikult need asjad hakkavad sellistest väikestest asjadest, et juba see 1. klassi Jontsu, kes lappab raamatut, näeb, et ema võib ka lehte lugeda ja isa pannkooke teha. Et mina usun väga palju kasvatusse. Väga hea. Nii, vaatame siit mõned küsimused veel, et otsuse tegemiseks me rääkisime. Siis küsib Kätli, et kas sul on mõni moto, tsitaat, hea eeskuju, raamatu soovitus, sellest sa tegelikult natuke raamatus räägid ka, aga tahad sa äkki... Ma ei saa öelda, et mul oleks üks eeskuju või üks raamat, aga ma loen suure naudinguga naiste elulugusid. Nagu ma ütlesin, väga palju seoses tööga, kui ma läksin kuskile saadikuks tööle, ma lugesin nende naiste elulugusid, kes olid tolles riigis tegijad, aga mulle üldse meeldivad naiste elulood. Ma loen seda suurima huviga ka Eesti naiste elulugusid. Nii et eks me kõik oleme nagu svammid, mida me loeme, see jätab meile jälje ja me vaatame seda. Ja ma ei oska soovitada ühte raamatut. Ja muidugi ka head filmid. Praegu eriti Netflixi
ajal on ju, head filmid kihvtidest naistest, väga naudin, väga meeldib. Ma ei samastu nendega, ma ei arva, et minust tuleb mingi Wonder Woman, aga vahel on lõbust, oleks ikka tore vaadata. Nii, kas on mingi asi, mille pärast sa hirmu tunned? Ikka on. Ma arvan, et isiklikus elus, eks me kõik kardame, et tervis oleks hea ja et emal läheks hästi, et lapsed oleksid õnnelikud. Ikka on see hirm ju kogu aeg sees, et nüüd, et lapsed leiaksid oma elu kohas. Ma arvan, et isiklikult tasandil meil on kõigil samad hirmud ja samad mured. Me oleme inimesed ju, ühesugused inimesed kõik. Aga kui ma vaatan ka juba, ütleme, Euroopa Parlamendi poolt ja poliitikat, mulle teeb muret see, kui lõhestunud on täna meie ühiskond. Mulle teeb muret see, kui palju me üksteist vihkame. Mulle teeb muret see, kui erinevates infoväljades me elame ja me ei pruugigi teada, mida arutab teine, kolmas, neljas, viies Eesti ja nad on olemas. Kuna ma olen ju professionaalne kandideerija, siis ma olen hästi palju Eestis ringi sõitnud ja ma olen näinud, et on olemas mitte ainult teine, vaid kolmas ja neljas ja neil on tegelikult mured. Ja võib-olla see oli ka tõuge, miks minust sai sotsiaaldemokraat. Mina usun sellesse, et kui kellelgi on kehv või kellelgi on raske, siis teda tuleb aidata. Aga meil jooksevad lõhed, küll nad jooksevad keelt pidi, ikka on meil Eesti kogukond ja Vene kogukond. Jah, on palju häid näiteid integreerumisest, aga me ei ole ikkagi ühtne riik. Et see teeb mulle natuke muret. Sest kui me oleme lõhestunud, siis me oleme palju nõrgemad. Kuigi eestlaste praktika näitab, kui on kriis, me paneme seljad kokku, on ju. Kui kriis ei ole, siis me materdame üksteist. Nii et praktika on näidanud, et kui tulevad rasked ajad, siis me oleme ikkagi rohkem koos. Aga ma tahan see laulupeo tunne, kus mind ei häiri, et keegi nügib mind õlast, mida ma bussis ei talu. Aga laulupeol mul meeldib seista kellegi kõrval ja koos õõtsuda, et saaks kuidagi seda tunnet kauem endas hoida, mitte ainult reede, laupäev, pühapäev, millal on laulupidu, vaid järgmised 4 aastat, kui järgmise laulupeal, et kuidas see tunne endaga kaasa võtta. Aga mu viimane küsimus on siit see, et sügisel on presidendivalimised. Mis mõtted sul seoses sellega on? Ma ütlen sõbrad ausalt, mitte mingid. Minu jaoks on see on läbitud etapp. Kui ma 2016 kandideerisin, see oli läbimõeldud. Ma arvasin, et ma olen selleks valmis, ma arvasin, et ma olen hea, ma tahan seda teha. Aga ka Eesti presidendivalimiste süsteemi, see on poliitiline kokkulepe. Ja nii et ma ei raiskagi üldse oma aega ja energiat selle peale. Ja minu jaoks on ka presidendi institutsioon muutunud. Kui ma mõtlen selle peale, millel oli presidendi institutsioon Lennart Meri ajal, Arnold Rüütri ajal, ka Toomas Hendrik Ilvese ajal, võib-olla enne seda, kui hakkasid lahutused ja need ärmaprobleemid, siis see oli ikkagi selline nagu ühiskonna tugisammas. Kui president rääkis, inimesed kuulasid. Ja kahjuks minu arvates täna see roll ei ole enam selline. Kas see on hea või kas see on halb? Ma ei oska hinnangut anda, sest me ei ole presidentaalne vabariik, me oleme parlamentaarne vabariik, kus kõrgem võim ongi parlamendi käes ja see on õige. Ja presidendil ongi tihti selline, ta on niivõrd seadustega piiratud, mida me oleme näinud viimase paari aasta jooksul, kuidas presidenti tegelikult piirab põhiseadus. Ta ei saa selle raamidest välja tulla. Nii et jah, minu jaoks on see möödanik, aga muidugi ma elan kaasa, muidugi ma tahan, et Eesti saaks parima presidendi. Ma arvan, me kõik tahame. Absoluutselt, jaa. Siis 8. märts on naistepäev, rahvusvaheline naistepäev. Kas sul on selle koha pealt mingisugune traditsioon, mida sa endale lubad või sa teed? Või mis sul sel aastal plaanis teha on 8. märtsina? Selle aasta 8. märtsil olen ma jälle Brüsselis, aga ma püüan alati kas korraldada või osaleda mõnel arutelul, mis on naistepäeva ümber. Ma ei ole see inimene, kes leiab, et naistepäev on Rosa Luxemburgi poolt loodud mingisugune pseudopüha. Minu arvates on see armas päev. Jah, lilli võiks saada iga päev, aga ma ei näe midagi halba naistepäeva tähistamises. Ja tähistamine minu jaoks ei tähendagi võib-olla nii palju koogisöömist, kuivõrd midagi koos teiste naistega tegemist. Nii et ma tean, et sellel aastal korraldab ENUT koos Euroopa Parlamendi Tallinna kontoriga arutelu COVID-i mõjust naistele,
kuhu mind kutsuti esinema ja ma olen hea meelega. Minu jaoks on see parim naistepäeva tähistamine. Nii et tehke ka mingi Zoom, tehke kas või sõbrannadega siuke kihvt Zoom ja tähistage seda päeva ka mitte ainult kohvi juues ja kooki süües, vaid ka rääkides, vaid ka suheldes, mõni matk, kuigi jah, see aasta vist see on nädalapäev, on ju. Esmaspäev on see aga ma saan kohe ära öelda, et meil on Kristiga plaanis teha 8. märtsi hommikul kell 9 naistele, kes siis on beebiseminaridega kuidagi seotud, üks praktiline tunniajaline selline töötuba. Nii et juba informatsioon läks liikuma ja täpselt võtta paber kaasa ja pliiats kaasa tund aega iseenda jaoks. Aga enne kui me lõpetame, siis Marina, ole hea, korraks kiika sinna chatti, vaata sinna neid küsimusi ja mõtle, missugune küsimus või kommentaar sind inimesel kõnetab. Sellele saadame ühe raamatu täna õhtul teele, et täitsa, ma annan selle ülesande sinugile. Ma tean ja ma ei vali. Absoluutselt kõik kommentaarid on super head ja kõik küsimused on super head. Nii et sõbrad, ma ei vaata sinna, aga teeme niimoodi, et auhinna saab see, kes küsis esimesena. Sest nagu ma ütlesin, esimesena küsida on alati kõige raskem, aga kui esimene on küsinud, siis ta on nagu selle ukse lahti teinud, et olge alati esimesed. Ja ma ei tea, kus see esimene meil oli? Jaanika Loomus. Jaanika. Nii et Jaanika oli see julge, kes... Ja siis ma näen, et Onnela Mets kirjutab, et ta valis mind. Aitäh, Onnela! Jaa. Siis kirjutab Kadri, et tal on 3 tütart ja ta küsib samamoodi, kas ta on hea ema. Kadri, ma saan 100% aru, mida sa mõtled. Nii et hästi armsad kommentaarid. Naiseks olemise teema käib kogu aeg peast läbi. Mina olen täna selles situatsioonis, kus mul on 2 nagu täiskasvanud tütart ja ühelt poolt nagu igaüks toimetavad ise ja ma olen nagu ettevõtja ja teen väga palju tööd, sest see töö meeldib mulle. Aga ma ikka mõtlen, et äkki peaksime rohkem kuidagi olemas olema, äkki peaksime rohkem süüa tegema. See selline naise alateadlik instinkt töötab kogu aeg ja miski alati nagu negatiivsuse poole pealt on ju. Nii et mina just küll kirjutasin hommikul oma märkmikku, et ma olen äge naine, ma olen hea ema, mul on need ägedad asjad ja mul on ilus ka veel peale kauba, nii et selles mõttes tuleb võtta endale selliseid komplimentide päevi ja mõelda, et kõik on tegelikult hästi ka. Kusjuures Signe, kõik, mis sa ütlesid, ongi tõsi. See on puhas tõsi. Ja, et ma tahtsin sulle, Marina, öelda, et ma usun hästi palju eeskujudesse ja ma olen aru saanud, et see on sinu üks motodest ka, et olla ise heaks eeskujuks ja tõesti see periood, kus me koos sinuga natuke toimetasime, siis ma õppisin sinu käest väga paljusid asju ja just seda, et ma ise olen selline tugeva natuuriga koleeriku tüüp ja armastan tihtipeale öelda just nagu otse asju, võib-olla ilustamata on ju. Ja ma nägin, kuidas sina seda nagu nii diplomaatiliselt tegid, aga samas alati väga konkreetselt. Ehk et ma tahan sulle öelda, et aitäh, et sa oled Eesti naistele eeskujuks. Nii mulle, nii teistele, kõigile. Et selles mõttes see on väga suur oskus olla autentne, olla tegude ja sõnadega kooskõlas ja olla alati hästi siiras. Aitäh. Signe, aitäh sulle. Ja sõbrad, aitäh, et te võtsite tõesti selle üle tunni aja olla Zoomis ja kuulata. Ja mul on nii kahju, et me ei näe näost näkku, et me ei istu kuskil, kus me tõesti võtame klaasi veini või mahla või kohvi, ükskõik mida saame rääkida, sest ma juba praegu näen sellelt plaanilt, siin on mul vanu tuttavaid, Kirstigi võiks rääkida järgmise tunni, kuidas on olla ettevõtja. Keegi teine võiks rääkida midagi. Mul on kahju, et ei saa seda selliselt teha. Aga kui kunagi mätas on soe ja kui need reisipiirangud on üle, siis mõtleme selle peale, et võib-olla saaks tuua Brüsselisse siukse kihvti naiste pundi jälle. Ja siin Brüsselis maailma asja teile arutada. Siis te olete eemal oma kodudest, lastest, meestest, töödest, kassidest, koertest ja te saate vähemalt ühe õhtu pühendada ainult endale. Nii et kõik kokku lepitud. Kokku lepitud. Aitäh, Marina, sulle. Naudi õhtut ja mõnusat saabuvat Eesti Vabariigi sünnipäeva. Mis sul homme plaanis teha on? Ma olen jälle siin. Jälle istun Zoomis Brüsselis. Aga panen kindlasti sinimustvalget prossi ja ütlen kõigile, kellega ma Zoomin, et täna on Eesti Vabariigi aastapäev. Nii et tõesti head Vabariigi aastapäeva ja elagu Eesti.
Hurraa, super. Aitäh sulle, Marina, super. Kõigile head õhtut. Aitäh.